Nad lugesid mu vande all antud kirjalikku ütlust. Nad nägid, mis juhtus. Ja ma arvan, et on väga kurb, et Becky Hill ei ole tagajärgi kandnud. Vandekohtunik, keda tuntakse kui munanaist, on vaid osa põhjusest, miks Alec Murdaugh saab uue kohtuprotsessi oma naise Maggie ja poja Pauli õudsete surmade asjas. Nüüd räägivad tema ja tema advokaat osariigi ülemkohtu avaldatud šokeerivast otsusest. Jeanette Levy ja see on Crime Fix, mis tuleb teieni Columbia linnast Lõuna Carolinast. Seisan osariigi ülemkohtu ees. Just siin avaldati see šokeeriv otsus, hämmastav otsus, mis tühistas Alec Murdaugh topeltmõrva süüdimõistmise. 2023 aastal leidis vandekohus, et Alec Murdaugh, Lõuna-Carolina mõjuka õigusdünastia liige, on süüdi oma naise Maggie ja poja Pauli mõrvas nende pere Moselle Hunting Estate'il. Kuid pärast kohtuprotsessi tekisid tõsised küsimused kohtusekretär Becky Hilli käitumise kohta protsessi ajal, eriti mis puudutas vandekohtunikke. Hill tunnistas end süüdi eelmisel aastal avaliku ameti kuritarvitamises ja vande all valetamise süüdistustes, mis olid seotud kohtuprotsessiga, kuid teda ei süüdistatud kunagi vandekohtu mõjutamises. Kuid mõned usuvad, et teda oleks pidanud süüdistama, eriti vandekohtunik number 785. Ta on Myra Crosby, keda tunti munanaise nime all, sest ta palus pärast kohtunik Newmanit vabastamist enne arutelude algust võtta vandekohtunike ruumist kaasa tosin muna. Põhjus. Tosin muna. Tosin muna. Nüüd räägib Becky Hill 2024 aasta jaanuaris toimunud ärakuulamisel oma suhtlusest Egg Lady'ga. Te esitasite talle küsimusi enne, kui kohtunik teda üldse üle kuulas. Kas pole nii? Teie au, ma ei esitanud talle ühtegi küsimust. Ma leian, et kohtusekretär ei ole tunnistajana täielikult usaldusväärne. Preili Hilli köitis kuulsuse ahvatlus. Lõpuks leidsid Lõuna-Carolina ülemkohtu kohtunikud, et Becky Hilli tegevus oli sobimatu. Üksmeelses arvamuses öeldi, et 6 nädala jooksul 2023 aasta alguses kogu riigi pilgud olid suunatud Colletoni maakonnale, kus osariik esitas süüdistuse kurikuulsa endise advokaadi Richard Alexander Murdaugh'i vastu tema naise Maggie ja poja Pauli mõrvade eest. Nii osariigi kui ka Murdaugh'i kaitsemeeskond esitasid oma seisukohad vandekohtule oskuslikult, samal ajal kui esimese astme kohus juhtis seda keerulist ja suure tähelepanuga asja meisterlikult. Kuid nende pingutused olid asjatud, sest Colletoni maakonna kohtusekretär Rebecca Hill sekkus õiguse mõistmisse, võttes Murdaugh'ilt õiguse õiglasele kohtuprotsessile erapooletu vandekohtu ees. Ja tead, mis veel? Need kohtunikud viitasid oma arvamuses tegelikult Egg Lady'le. Egg Lady oli tuntud kui vandekohtunik 785 kohtunikud kirjutasid. Vastupidiselt Hilli ütlustele kinnitas vandekohtunik 785. 785 averred. Esimese astme kohtuistungil ja vandeavalduses Murdaugh lisas oma taotlusele uueks kohtuprotsessiks. Et Hill küsitles teda sotsiaalmeedia postituste kohta ja kas ta oli oma endise abikaasaga ühendust võtnud. Vandevalduses vandekohtunik 785 kirjeldas, et Hill, teades vandekohtuniku hirme oma endise abikaasa suhtes, teavitas teda, et korrakaitseametnikud küsitlesid endist abikaasat nende postituste kohta. Pakkus välja võimaluse taastada lähenemiskeelud, mis vandekohtunikul 785 tema vastu olid ja arvas, et Murdaugh'id mõjutasid endist abikaasat tõenäoliselt, kui ta helistas vandekohtunikule 785 vandekohtu otsuse hommikul. Vandekohtunik 785 väitis, et Hill küsis temalt, kas tema ja teised vandekohtunikud kaldusid süüdi või mitte süüdi otsuse poole ning ütles talle, et kõik, mida Murdaugh ütles, oli vale. Ta ütles ka, et enne kui Murdaugh tunnistas, ütles Hill vandekohtunikele, et nad ei laseks end Murdaughi advokaatide esitatud tõenditest petta. Seega tahaksin ma kutsuda siia Egg Lady. Tema nimi on Myra Crosby ja ta on ka raamatu Piisab küll autor. Myra, aitäh, et tulid saatesse. Kuidas sul läheb?
Ja mida arvad sina ülemkohtu otsusest tühistada Alec Murdauchi süüdimõistmine? ja ma arvan, et see oli 100% õigustatud. ma ei tea, kes ta on. aga tema ei arvanud teisiti. Meil on õiglus žürii jaoks, et lapsed. Tead, ma mõtlen tagasi sellele istungile 2024 aasta jaanuaris, kus kohtunik ei lubanud sul tunnistada, aga sinu vande all antud kirjalik avaldus võeti vastu ja Becky Hilli küsitleti tema suhtluse kohta sinuga. Mida sa tundsid või kuidas sa end tundsid pärast selle istungi vaatamist? Alguses olin ma vihane, sest tead, kõik arvasid, et ma tahan lihtsalt rikkaks saada. Raamatut kirjutades. Ma kirjutasin oma raamatu alles pärast tõendite uurimise istungit, kui mul keelati oma lugu rääkida. Mul oli tõendeid, et asetäitja kuritarvitas mind ja see oli vale. Nii mitmel tasandil. See, mida ta seal tunnistaja pingis ütles, oli hunnik valesid, mida ta rääkis ainult selle ühe vale vande süüdistuse pärast. Me läbisime kogu selle kohtuistungi ja ma olen tänulik, et ülemkohtu kohtunikud tegidki just seda. Nad lugesid seda sõna-sõnalt. Nad lugesid juhtaruannet, nad lugesid minu vandeavaldust. Nad nägid, mis juhtus. Ja ma arvan, et on kurb ja häbiväärne, et Becky Hilli suhtes pole midagi ette võetud. No tal olid need süüdistused, millele ta end süüdi tunnistas. Vale vande andmine, ametialane väärkäitumine ja õiguse mõistmise takistamine. Ta ei saanud siiski vanglakaristust. Kas sellele sa viitadki? Ei, ma ütlen, et nad oleksid pidanud teda tegelikult uurima vandekohtu mõjutamise eest. Nad ütlesid, et vandekohtu mõjutamise süüdistamiseks polnud piisavalt tõendeid. Mul on seda raske uskuda, kui ülemkohus seda nägi. Nad mainisid seda oma tead küll määruses. Nad tõid selle välja ja midagi pole juhtunud. Nad mainisid sind, kohtunikud tegid seda oma lahendis ja see oli ühehäälne otsus. See polnud lihtsalt 3-5. Kõik 5 olid ühel meelel, et Alec Murdaugh väärib uut kohtuprotsessi ja et Becky Hill eksis ning see, mida ta žüriiga tegi, oli vale. Ja nad mainisid sind oma lahendis. Kui sa lugesid, et nad tegelikult mainisid sind ja võtsid sind oma otsuses arvesse, kuidas see sind tundma pani? Pole tänu väärt. Ma tundsin, et mulle tehti õigust. Ajakirjandus hakkas mind igasuguste nimedega kutsuma ja asjad, mida minu ja selle loo kohta räägiti. Mis räägiti? Ma tundsin, et mind õigustati. Mis olid need asjad, mida sinu kohta räägiti? Et ma ei olnud usaldusväärne. Minu kohta on nii palju lugusid räägitud, näiteks, et ma kirjutasin härra Murdaughile vanglas. Ma pole seda meest kunagi kohanud, ma olen neid ainult kohtus näinud. Tead, räägiti igasuguseid asju ja ikka ja jälle pärast kuulamist öeldi, ta ei ole usaldusväärne. Ta on valetaja, ta räägib selle inimesega ja minuga, ta räägib ühest inimesest. Ei, see ei ole õige. Kohtunik küsis Preili Hillilt selle kohta, kas ta rääkis minuga ja ta valetas selle kohta. Ja ütles ajakirjanikule, kui kohtunik selle kohta küsis. Ning küsis, kas teate, kas Preili Newman ütles, et ta ei olnud rahul, et te minuga rääkisite? Ta eitas seda ikka veel. Nii et nüüd ütleb peaprokuröri büroo, et see oli ebaoluline menetlusviga. See ei ole ebaoluline menetlusviga. Jah, mööduv ja rumal, ma arvan, et nii nad nimetasid tema kommentaare oma argumendis. Viige mind tagasi aega, kui Becky Hill esimest korda teie poole pöördus. Ja see oli härra Billy kaudu, kui ma ei eksi, eks? Jah, proua, me kõik olime vandekohtunike toas ja härra Bill tuli sinna ning kutsus mind ja ütles, et ta peab teiega rääkima. Nii et ma lahkusin vandekohtunike toast ja ta viis mind eraldi kabinetti ning siis ta küsitles mind selle väidetava Facebooki postituse kohta, mida keegi kunagi näinud ei olnud. Ja mis selle vestluse ajal juhtus? Ma palusin tal seda näidata, aga ta ei suutnud seda leida.
Ta küsis minult, kas ma olen oma endise abikaasaga vestelnud, kas ma olen oma endise abikaasaga joonud ja kas ma olin selle kohta mingit arvamust avaldanud. Kohtuprotsess ja ma ütlesin varem, et ma ei olnud oma endist abikaasat üle 10 aasta näinud. Ta kasutas oma telefoni, et vaadata minu Facebooki lehte. Ma logisin tema telefoni kaudu sisse ja ta ütles, las ma vaatan, kas nad jagavad sinu abikaasat. Ja ma ütlesin talle, et ma ei saa sulle näidata oma Facebooki lehte, sest mind on blokeeritud. Ja ma ütlesin talle, et mul oli jaganud sinu oma tema vastu ja ma olin päris raputatud. Ja ta küsis mult, kas sa oled oma otsuse Aleki kohta teinud? Tead, kas ma olin juba mingile otsusele jõudnud? Ja ma ütlesin, et ei. Ma ütlesin, et ma lihtsalt tahan kõike kuulda, ma olen praegu otsustamata. Ja ma arvasin, et sellega on asi lõppenud, aga ei olnud. Sel pärastlõunal olin ma päris hirmul. Me läksime tagasi kohtusaali. Mul tekkis tead see mõte, et peaksin selle välja ütlema. Sinust. Mul oli... Ja kui me sel pärastlõunal pausile läksime alla, sest ma suitsetan ja läksin koos teiste suitsetajatega, ma olin silmnähtavalt endast väljas. Ja ma palusin ühel ametnikul kutsuda Becky sinna, kus me olime. Ja ta tuli alla ning kinnitas mulle, et Glad ja ma ei tea, kas see oli Colletoni maakond. Nad kõik läksid sinna välja ja rääkisid mu endise abikaasaga ning väidetavalt. Ja ta oli purjus ja ütles, et oli postituse eemaldanud. Ja ta ütles, et oli kogu asja läbi vaadanud. Ma arvan, et neil oli mingi nimekiri, mis... Kui ta kohtusaali tuli, kontrolliti see temaga üle ja ta kinnitas mulle, et tema nimi ei tule välja. Kuidas see oli, kui sind kutsuti tagasi kohtunik Newmani kabinetti ja ta hakkas sind püsitlema? Ta küsis minult, kui ma sinna jõudsin. Ma ei tea, mida mul on lubatud öelda ja mida mitte. Aga ta küsis minult, kui ma sinna sisse läksin, sest ma teadsin, miks ma seal olen. Ja ma ütlesin, see on Becky tuba ja mina olen tema õde. Ja ta küsis, ta ütleb, kas ma olen oma endise abikaasaga rääkinud. Ja ma ütlesin, ma ei teadnud, et sa temaga koos oled. Ja tema ütles, sa tead küll. Meil oli väga segane lahutus ja ma sain lähenemiskeelu. Ja ma olin põhimõtteliselt lihtsalt jahmunud. Ja ta eemaldas sind. See kõlas nii. Ja protokolli järgi, tead küll, kõlas nagu nad ütlesid, et sa rääkisid oma üürnikega sellest juhtumist. Ja mõlemad minu üürnikud on kindlalt öelnud, et me tahame. Nii et edasi liikudes, kas sa hakkad seda juhtumit jäigima? Mida sa kavatsed teha? Ma kavatsen oma eluga edasi minna ja edasi liikuda. Tead, ma kirjutasin selle raamatu, nagu sa ütlesid, sest küllalt on küllalt, et ma saaksin oma loo rääkida. Terno, ma ütlen, et minu elus muutus palju tänu Toidupangale ja see ongi see, mida ma teen. Ja et tema mõrvati, ma soovin talle kõike head. Ma loodan, et ta saab õiglase kohtuprotsessi. Ja siis kahjuks ma ei usu, et Becky Hilliga kunagi midagi juhtub selle tõttu, mida ta endale teinud on, aga tegelikult peaks talle süüdistus esitatama. Kohtunike mõjutamisest. Ja, Pua. Kas te arvate, et Alec Murdoch on tegelikult süütu? Või arvate te siiani? Kas teil on selle kohta arvamus? Te istusite 6 nädalat kohtuprotsessil. Tema ei saanud arutada. Kas te arvate, et ta on tegelikult süütu? Kas te usute, et riik tõestas oma süüdistuse? Mul ei ole arvamus selle kohta, kas ta on süüdi või süütu. Mul on endiselt küsimusi, millel ei ole vastuseid saadud. Siiani. Millised need küsimused on? Minu esimene küsimus oleks, tead, miks ei olnud ühtegi mõrvarelva? Miks Led valetas relva kohta? Tead, kui sul on piisavalt tõendeid, et kedagi mõrvas süüdistada, siis ütled, et sul on need asjad olemas. Miks sa siis ütled, et sul need on, kui sul tegelikult ei ole? Neid tegelikult ei ole. Lihtsalt siin on liiga palju kahtlusi. Ajaskaala ei klappinud minu jaoks. Mul tekkis selle kohta küsimusi, millele oleksin võib-olla saanud vastused, kui oleksin olnud vandekohtunike nõupidamistoas. Aga need olid õigustatud küsimused ja tead, ma tahtsin kõike kuulda, enne kui üldse hakkasin nõu pidama. Ma arvan, et see ongi see, mida vandekohtunik peaks tegema. Nii et Maira, sa nõuad, et Becky Hilli tegelikult süüdistataks vandekohtunike mõjutamises, arvestades ülemkohtu kohtunike arvamust.
ma usun, et ta peaks. Myra Crosby, aitäh teile väga, ma hindan teie aega. aitäh! Nüüd tahaksin kutsuda Joe McCullough. Ta on Myra Crosby advokaat, esindab ka Jerseyt ning on endine Alec Murdocki advokaadi Dick Harput-Liani kauaaegne sõber ja endine partner advokaadibüroos. Harput-Lian. Aitäh, Joe, et tulid koos meiega siia ülemkohtusse. Mis on sinu esimene reaktsioon sellele, et juhtum saadeti tagasi ja määrati uus kohtuprotsess? See ei ole üllatus. Selle põhjal ja ma olen selle juhtumiga tegelenud juba enne mõrvaprotsessi. Ja teades seda, mida ma teadsin enne protsessi, jängides kohtuprotsessi ja siis vaadates ülemkohtu arutelusid, oli see otsus vältimatu. Tulemus, kuid huvitav arvamus. Huvitav arvamus, sest see võttis Becky Hilli karmilt ette. See ütles, et ta kaalutas õiguse mõistmise kaalusid ja ma arvan, et seda nägid meist kõik sellel istungil 2024 aasta jaanuaris. Tead, see arvamus on üks viisakamaid tühistamisotsuseid, mida olen 49 aasta jooksul lugenud. Tegelikult ei lange kriitika kellelegi peale kohtukantselei juhataja. Mis mulle huvitav tundus, oli see, et juhtum, arvamus, tõesti lausa õhkab sellest. Põlgusest kohtukantselei töötaja väärkäitumise suhtes. Tegelikult, kui te lubate, siis üks joonealustest märkustest ütleb, et nagu tema raamatu pealkiri viitab, oli Hill kohtumaja uste taga üsna hõivatud, õõnestades õigussüsteemi ausust, mida ta oli vandega kohustatud kaitsma. Nii et ülemkohus ei hoidnud end tagasi tema kritiseerimised. Ja see uus kohtuprotsess, see otsuse tühistamine, põhineb täielikult tema väärkäitumisel. Ja see käsitleb 7 leheküljel ka rahalisi küsimusi. Ja mõne arvates oli see kohtuniku viga. Teised ütleksid, et prokuratuur läks üle piiri, esitades liiga palju tõendeid, mille kohta nad teadsid või oleksid pidanud teadma, et need on lubamatud ja võivad põhjustada eelarvamusi ning võib-olla uue otsuse. Aga ilma vandekohtu mõjutamiseta ei ole ma kindel, et 404B-ga seotud küsimused oleksid olnud piisavad uue kohtuprotsessi saamiseks. Kuulsime varem Mirast, aga kuidas läheb Jersey Mandy'l? No, Mandy on kergendust tundnud, ta on stressis. Talle ei meeldi see tähelepanu. Ja tegelikult algas minu roll nende advokaadina, Myra Crosby ja Mandy advokaadina, nende soovist. Et ma sekuksin ja paluksin ajakirjandusel nendega mitte rääkida. Mingil hetkel arvama, et nad tundsid, et Brayley Hilli käitumise tõttu peaksid nad sellest minuga rääkima, See TV peaks avalikuks tulema ja nad olid selles väga julged, sest nad tundsid siis ja tunnevad ka praegu, nüüd, kui on selgunud, et neil oli õigus, veelgi enam, et ta ei saanud õiglast kohtuprotsessi. Kuidas teie arvates näeb välja teine kohtuprotsess? Sest see saab olema väga teistsugune kohtuprotsess, kuna finantskuritegude tõendeid lubatakse, kuid mitte nii palju kui varem. No, olles olnud suurema osa oma karjäärist nii prokurör kui ka kaitseadvokaat, olen ma paljusid juhtumeid uuesti kohtus arutanud ja need on keerulised. Keerulised ühes mõttes, sest tundub nagu soojendaksid vana suppi üles, aga teisest küljest on need väljakutse, sest sul on juba stsenaarium olemas. Sa tead, mida teine pool esimesel kohtuprotsessil tegi. Sa teed kohandusi, kasutad erinevaid tunnistajaid, kasutad erinevaid lähenemisi. Ja ma arvan, et on paar olulist asja, mille osas me näeme muutusi. Peamiselt arvan, et prokuratuur esitab teistsuguse motiivi. Neil ei ole enam eelist 1,5 nädalat kestnud finantstõendite esitamisel, sest ülemkohus ütleb, et järgmine kohtunik seda ei luba. Nad võivad natuke seda kasutada, aga mitte piisavalt, et kujundada seda motiivi nii, nagu nad esimesel kohtuprotsessil üritasid või edukad tegid, mõjutades teda ebaõiglaselt. Seega arvan, et näeme teistsugust motiivi. Võib-olla nagu ma ühel hetkel mainisin, ajutine hullumeelsus, mida nimetatakse ka pere hävitamiseks. Seda saab guugeldada, see pole midagi, mida tihti näeb.
Tegelikult kasutas Creighton Waters seda oma lõppsõnas. Teine muudatus, ma arvan, on tunnistajate koosseis. Cousin Eddie, kuulus Cousin Eddie võib selles kohtuprotsessis väga hästi osutuda süüdistuse tunnistajaks. Esimesel kohtuprotsessil oli palju arutelu ja ootust selle üle, kas ta annab tunnistusi. Riik otsustas teda mitte kutsuda. Näeme, mida nad seekord teevad. Ja Cousin Eddie puhul tundub, et tema juhtum on endiselt pooleli. Seda pole lahendatud. Kas sinu arvates hoiab riik teda lihtsalt ootel? Cousin Eddie võib öelda, et ta on ooten või siis hoitakse teda nagu kana-munahaub. Minu arvates arvestavad nad täielikult uue kohtuprotsessi vägagi reaalse võimalusega ja tahavad hoida oma võimalused avatuna. Lõuna-Carolina ülemkohus tahab tõesti, et juhtumid liiguksid edasi. Nad ei taha, et kohtuasjad veniksid. Ja ma arvan, olen kindel, seda Eddie ja tema advokaadid tahaksid, et tema juhtumid lahendataks, kuid prokuratuur pole pidanud seda sobivaks teha. Sest ma arvan, et nad tahtsid teda reservis hoida, et vajadusel kasutada. Mida sa arvad kohtukoha muutmisest? Kas kaitse kavatseb selles asjas kohtukoha muutmist taotleda? No ma mõtlen, minu hea sõber Mark Tinsley arvab, et see peaks jääma Colletonisse. Ma ei ole kindel, et kaitse sellega nõustub. Ma arvan, et nad on mures, sest see on väga väike maakond, kus selle juhtumi kohta sai palju teada juba esimesel 6-nädalasel kohtuprotsessil. Ja see võib tekitada ületamatuid raskusi erapooletu ja objektiivse vandekohtu valimisel. Teate küll, eelarvamusteta inimesed. Siis saab olema väljakutse. See on väike maakond, piiratud arvu inimestega. Ma arvan, et sa lihtsalt helistad kõigile, kes elavad Colletoni maakonnas ja loodad parimat. Millal sinu arvates see kohtuprotsess toimub? No, see on nüüd huvitav küsimus. Peaprokurör teatas eile, et kavatseb selle juhtumi peagi uuesti arutlusele võtta. Ja see toob esile 2 punkti. Esiteks ta väitis, et uue kohtuprotsessi vajadus on ohvrite jaoks. Ma ei ole kindel, et selle juhtumi ohvrid, Murdochi perekond ja Maggie perekond, oleksid uue kohtuprotsessi poolt. Lihtsalt ma ei ole selles kindel. Aga teiseks, peaprokurör härra Wilson on parajasti keset guverneri valimiskampaaniat. Kas ta siis võtab 4 nädalat kampaaniast enne novembri valimisi ja istub advokaatide laua taga ning juhib protsessi, nagu ta näis tegevat esimesel kohtuprotsessil? See on palju palutud. Ma ei tea, minu arvamus on 27, aga ma võin eksida. Võin eksida, võin ka õigesti arvata. Võin ka õigesti arvata, aga ma arvan, et mõlemad pooled valmistuvad enne novembrit sõjaks ja on selleks valmis. Kas Alec Murdoch astub järgmisel kohtuprotsessil tunnistajapingile? Ma tean vestlustest, et mitte kõik kaitsepoole liikmed ei olnud selle otsusega nõus. Ja see oli lõpuks tema enda otsus. Kuna seda juhtumit hakatakse menetlema väga teistmoodi, arvan ma, et tuleb hoopis teistsugune vestlus. Ja minu oletus, minu ennustus on, et ta ei anna tunnistusi. Ja ma arvan, et me võisime kehakeelest aru saada eelmisel korral sinu heal sõbral Dick Harputlianil ja Jim Griffinil. Ma arvan, et me võisime mõlema käitumisest aru saada, et nad polnud selle otsusega rahul. Ma olen nendega rääkinud ja ma ei räägiks sellest vestlusest, aga ma arvan, et nad on avalikult öelnud, et see otsus oli härra Murdochi oma, et ta on osav kohtusaali advokaat ja ta tundis, et suudab žüriid veenda. Kas ta eksis võib olla? Arvestades seda, mida me nüüd teame, mis toimus kulisside taga kohtusekretäri poolt žürii mõjutamisega, nagu nüüd ka ülemkohus tunnistab, ei pruukinudki olla tähtis, kui veenev ta oli. Me näeme teises foorus. Näeme aitäh teile, Jim McCallu. Pasti! Ja sellega on selleks korraks kõik saates Crime Fix. Mina olen Anjanette Levi ja tulen teieni Lõuna-Carolina ülemkohtust. Kohtume siin jälle järgmisel korral.